Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen tänase evangeeliumi teksti Luuka evangeeliumist 23. peatükist, loen salmid 32 kuni 46. Aga ka 2 muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti. Samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemadki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku iseennast, kui ta on see äravalitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes: kui sa oled juutide kuningas, päästa ennast. Aga tema kohal oli ka tahvel: see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda: karda ometi Jumalat, kuna sa oled sellesama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles: Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle: tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes, aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega: Issand, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Aamen. Istuge palun. Jeesuse risti surm. Jeesuse risti surm tänase suure reede keskmes. Täna mõtleme sellele tähendusele. Jeesus tõi elu surma kaudu. Risti löödud Jeesusest aga arvasid paljud tol ajal, et tema on üks tavaline kurjategija teiste omasuguste seas. Aga me teame, et Jeesus ei olnud tavaline. Tänases kirjakohas on eriline see, kuidas Jeesus, olles Jumala poeg, suri, paludes oma mõrvaritele andestust, ning ta andestas ka tema kõrval risti löödud röövlile. Jeesus ütles talle: tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Arvatavasti muutus ühe röövli suhtumine Jeesusesse, siis kui ta oli Jeesuse kõrval seal ristil. Kuulates tema sõnu, mida röövel igatses. Röövel hakkas igatsema armu. Armu, mis tuleb Jumalalt, mis on armu vastuvõtmiseks vajalik. Armu vastuvõtmiseks oli vajalik oma patu tunnistamine. Ja mida veel röövel tegi? Röövel esitas ju lihtsa palve, nii nagu ta oskas, nagu ta seal suutis seda teha. Esitas oma lihtsa palve Jeesusele. Seda usku ei seganud seal miski. Seda usku seal ei seganud see, et röövel nägi Jeesust väga inetus olukorras tegelikult. Seal ei olnud midagi, mida nagu igatseda.
Jeesus oli ristil, piinles. Ometi röövel pöördus sellesama Jeesuse poole, kuigi ta nägi kõike muud kui Jeesust, kõike muud kui kuninglikuna. Õndsad on need, kes näevad Jeesuses kuningat, hoolimata sellest, et ta löödi risti. See on Jumala andestuse, issanda vastuvõtmise tee. See on usk, et Jeesus on surma võitnud ning see on Jeesuse vastuvõtmine oma päästjaks, isiklikuks päästjaks. Et Jeesus on ka sinu päästja, ta on minu päästja. Ta suri ka isiklikult just sinu eest ja minu eest. Ta suri ka selle röövli eest. Röövel mõistis mõned tunnid enne oma surma, kui oluline oma patu tundmine, kui oluline on selle otsekohene tunnistamine, Jumala poole kõnelemine, palve. Meid julgustatakse tegelikult sellega ju, et Jeesust on oluline vastu võtta enne kui meie viimne hetk saabub siin maailmas. Jumalaga peavad asjad korda olema aetud enne igavikku minekut. Ja mis üldse on surm? Oleme jäänud tänapäeva maailmas surmast nii kaugele. Me ei puutu surmaga kokku sellisel moel nagu vanasti. Inimene suri, kui näiteks suri kodus. Selle lahkuna eest siis hoolitseti, ta pesti, eks ole, kõik ettevalmistused tehti. Vanasti oli ka kirstu asetamise talitus, mida kusjuures veel peeti 90. alguses mingi hetk enam ei ole olnud see, kui meie traditsioonis seda tehakse tänapäeval väga harva, et ka seda talitust peetakse. Aga see kõik oli olemas. Inimesed surma puhul surmast mõtlesid kui ühest asjast elust, ühest millestki, mis on elus olemas, mis on ka üks osa sellest maailmast, sellest meie olemasolust siin, et siin maa peal inimese olemasoluga see füüsiline olemasolu lõpeb, aga inimesed on uskunud ka hinge igavesusesse, et hing on igavene. Tänapäeval ollakse sellest tihtipeale kaugele jäänud. Ja kahjuks liigagi tihti surma olemust ei tehta enesele selgeks elu jooksul ja võib-olla pigem välditakse surmast kõnelemist. Ma arvan, et me ei peaks seda vältima. Võib-olla teinekord sõna surm tänapäeval asendub sõnaga juhtub, eriti kui arvestades, et uudised, kui palju sisaldavad neid seda, et kusagil jälle keegi suri, juhtus, et selline asi juhtus. Ja kõik saavad aru, et räägitakse surmast, aga tihtipeale siis, kui ei öelda ka sõna surm. Omavahelistes vestlustes ka seda sõna välditakse. Nõukogude aja inimene sai surmast niivõrd kaugele viidud, et ka surma tähendus on sellega oluliselt moondunud. Surma kardetakse, sest käesolev maailm ei tunne selle tähendust. Kui surm on kõige lõpp, siis tuleks tõesti surma karta. Aga surm ei ole kõige lõpp. Surm ei ole kõige lõpp. Ja Jumal on mõtestanud meie elu. Meie elu tähendus on Jumala käes. Nii kaua kui elame, on meie elu igati mõtestatud. Jumal mõtestab seda isegi. Teinekord on see, kas inimene ise mõistab seda või mitte. Meil elu on mõtestatud. Ja kristlikus tähenduses on surm eelkõige vaimulik nähtus. Selles tähenduses võib inimene olla surnud, kuigi ta kõnnib veel maa peal. Ja ta võib olla igavesti elus, kuigi ta lebab hauas.
Vaimuliku nähtusena tähendab surm inimese lahusolekut elust, igavesest eluallikast, lahusolekut Jumalast. Issand on ainus, kes annab elu. Ja selles mõttes surm ei ole surematuse vastand, vaid surm on Jumala igavese eluandja vastand. Ja sellepärast öeldakse ka, et patu palk on surm, et patu olemuses on surm, seal on lahusolek eluandjast. Johannese evangeeliumist loeme, Issanda kaudu on elu ja elu on inimeste valgus. Füüsiline surm ei ole veel kõige hullem asi, mis inimesega võib juhtuda. Siinkohal muidugi peab ütlema, et väga halb on olukord, kui inimene ise paneb käe külge oma elule, sellepärast, et seal inimene loobub tegelikult igavesest elust ja loobub Jumalast. Seal on ka kurjad vaimud tihti mängus, aga see on võib-olla eraldi temaatika. Surm pigem, täna räägime sellest, et me võime öelda, et kui inimese hing ja keha saavad eraldatud ja kui kord iga ühel meist see aeg kätte jõuab, olgu kes sureb loomulikku vanadussurma, siis see on see hetk, kui hing ja keha saavad eraldatud. Selles mõttes see on kõigest keha surm. Kui aga hing saab eraldatud Jumalast, siis see on hinge surm. Ja see on juba äärmiselt tõsine asi. Me ütleme, et hing on igavene hing saab eraldatud Jumalast. Ja siis tulevad mängu need mõisted, mis pühakirjas on, et mida võiks tähendada põrgu, piin, et hing on loodud igaveseks, aga ta on Jumalast lahus. Et see on väga raske olukord hingele. Hing ei ole loodud olema niiviisi lahus. Aga lahus on hing siis, kui ta on seda soovinud. Ja hinge olukord on see, millele peame keskenduma, sest meie keha on ju niikuinii ajutine. Ja suur asi on juba see, kui me ei taju surma lõpuna, vaid igavese hinge minemisena justkui ühest ruumist teise. Ja täna mõtleme sellele, kas me oleme valmis minema igavikku. Surm ei ole see kõige hullem asi, mida kristlane peaks kartma, vaid kristlane peab mõtlema selle, kas me oleme valmis minema igavikku. Me tihtipeale mõtleme kuidagi algeliselt, et kui inimene sureb, läheb ta siis taevasse, läheb põrgusse, kuid paradiis ja põrgu, need ei ole kristlikus tähenduses kohad, et keegi satub kuskil, üks satub ühele poole, teine satub teisele poole. Vaid põrgut ja paradiisi me kanname enesega juba täna, enesest täna, oma südames. Ja kui see on inimese südames, kui ta läheb igavikku, ta võtab selle kaasa igavikku. Inimene, kes elab koos Jumalaga, jääb ka igavikus Jumalaga. Inimene, kelle südames on kurjus, kes ei taha Jumalaga osadust, jääb ka igavikus üksi oma kurjusega. Nii et surm, see ei ole lihtsalt üks vooderdatud kirst, must lint, see ei ole lihtsalt haud, pigem on surm see olukord, kui elu nagu taim ärkab maa seest ja satub jumaliku valguse kätte. Seetõttu peab seeme enne surema, enne kui temast ärkab elu. Nii et me mõtleme ju tegelikult surmale kui samas tähenduses, kui seeme langeb mulda, ta peab surema, aga sellest seemnest kasvab taim, kasvab elu ja palju ilusam elu, kui enne oli. Õitsev elu. Ja kristlikus tähenduses see eluandev surm peab toimuma nüüd veel inimese elu ajal. Evangeeliumis nimetatakse seda vaimust sündimiseks. Kas me oleme ülalt sündinud? Kas me oleme püha vaimu vastu võtnud? Siin on muidugi see tähendus, kas inimene on ristitud. Kes usub ja ristitud, saab päästetud. Ja kui meie keha sureb ühel päeval, siis see on vaid mulla sees oleva seemne mahajätmine ja tärkamine just kui piltlikult taimena Jumala juures
iga inimene, kes seemnena on oma maise elu jooksul nii-öelda leotatud, läbi ligunenud evangeeliumis, Jumala päästesõnumis. Iga inimene, kes seda on natukenegi saanud ja kes igatseb Jumalat ja Jumala armu, seda ei oota surm, vaid teda ootab elu. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Ja kuigi surm võib inimese jaoks olla hirmutav, sest me mõistame, et siin maailmas pole sellest kellelgi pääsu. Ometi võib ainult kristlane vaadata julgelt surmapalet. Jumal on olukorra lahendanud, avades igavese elu tee Jeesuses Kristuses, kes on surma võitnud. Tema, kes suri puhta ja süütuna, ostis oma kalli vere hinnaga meid vabaks ja me ei pea kartma surma. Selles mõttes, kui me täna suurel reedel selle teemaga tegeleme, meie juba teame, et me vaatame lootuse poole, vaatame kirkuse poole, me vaatame Jumala pääste poole. Aga kõigepealt peab selle suure reede inimene üle elama. Täna me küsime igaüks oma südames, kas sina oled suure reede oma südames üle elanud? Kas sa oled langenud Jumala ette maha ja öelnud Jumalale, Jumal, mina ei suuda. Mina ei ole see, kellel on vägi kõik korda teha siin maailmas, kellel on vägi igatpidi tubli olla, et kuidagi ära teenida see taevane õndsus. Mina ei suuda. Minust ei ole seda sellist tegijat. Ja me langeme issand ette maha ja me selles mõttes nagu sureme iseenesele, teame, et meie ei ole miski. Aga me vaatame Jumala poole ja teame, et Jumala elu valgus võib meisse tulla. Ja võib tulla hoopis uus olukord meie juurde. Ja me igatseme seda vastu võtta. Aga selleks inimene peab sellest sügavikust võib-olla oma hinges peabki läbi käima, et me peaksime väärtuslikuks päriselt Jeesuse ristisurma. Kui me ei tea, millest meid päästetud on, kui me ei ole seda päriselt omal nahal kogenud, kui see on lihtsalt üks elustiil, kui tore on ringi käia, teada, et ma olen Jumala laps, selline pinnapealne rahunemine, siis see ei ole ristiusk. Ristiusk on see, et ma tean, millest mind on päästetud. Ma tean, kui kalli hinnaga seda on tehtud. Kui väärtuslik on Jeesuse surm ja ülestõusmine, et see on väärtuslik isiklikult minu jaoks. Kristuse surma võib selles mõttes võrrelda hoopis sünnipäevaga. Olen kunagi öelnud, et võime mõelda nii, et kristlasel on ka justkui 3 sünnipäeva, kõigepealt füüsiline sünd siia maailma, siis vaimne sünd ristimisel ja 3. sündimine igavikku, kui me läheme nii-öelda päriselt, astume üle selle piiri, kui on suremise päev siin maailmas. Ja seal see igavese elu on võimaldanud meile Kristus, kes ei lase meil igavesti surra, vaid oma surma kaudu andis igaühele, kes temasse usub, igavese elu. Ja täna me meenutame Jeesuse elu andvat surma. See on surm, mis annab elu. Jeesuse surma mõjul pimenes äkki päike, samuti kärises templi vahel vaip lõhki. Ka nendele sündmuste, nendele ei ole loomulikke seletusi. Üldse loomulike seletuste leidmine kõigele, mis toimub piiblis, on eksiteele minek. Piiblis ongi väga palju ka sellist, mida Jumal suudab teha, mis on Jumala käes, mis meie jaoks on täiesti ebaloomulik, aga Jumal on selle maailma valitseja. Ja siis liigagi tihti jätavad inimesed välja kõige tähtsama, Jumala enda koos kõigi tema võimalustega. Meie juba teame, et templi vahevaip kärises lõhki, see tähendab, et nüüd on pääs kõige pühamasse paika, Jumalaga osadusse. Meile on avatud tee Jumala juurde Jeesuse Kristuse läbi. Kui inimene tuleb nii, nagu Jeesuse juurde tuli see risti löödud röövel, selle suhtumisega, selle südame hoiakuga. Tänasel päeval võib iga inimene tulla Jumala juurde ning meie olemuseks saab surma asemel elu. Täna tuleme selle elu juurde.
tuleme Jeesuse juurde. Et meie südames iga päev oleks see igatsus just Jeesuse järele, issanda järele. Et me igatsiksime Jeesuse moodi ise olla, kuigi me teame, et väga tihti ja igal päeval tegelikult see meil suuresti ka ei õnnestu. Aga seda väärtuslikum Jeesuse ristisurm meile on, et ta meie pärast tuli. Ma tea, kuidas teie olete seda igapäevast elu kristlasena mõeldud. Ta kui üks vaimulik kunagi ütles, et mina olen nagu mingi kärbes, kelle võiks lihtsalt pöidlaga katki pigista. Ma ei ole väärt, minus ei ole midagi väärtuslikku sellist, mis Jumalale võiks meelepärane olla. Et ma püüan ühte teist teha. Ja siis tuleb Jumal ja sureb sellise hädise minu eest. Tuleb, sest ta armastab mind. Jumal armastab ka sind. Täna me mõtleme Jumala armastusele, mis ristis on ilmutatud meile. Et ükskõik, mis on sinu elu olukord, kus sa vaevled praegu, kus sa oled võib-olla ise mingisuguse sügaviku lähedal teine kord, meil on igaühel omad elu olukorrad. Jumal armastab sind ja Jumal tahab sulle elu. Tahab, et sul oleks elu ülirohkesti. Meie ülesanne on see elu vastu võtta. Võtta vastu, rahuneda selles olukorras, mis meil on ja usaldada end Jumala kätte ja pigem hakata tegema neid asju tõesti, mida pühakiri on öelnud, et me ei pea vaevlema kuskil mingisuguses tundmatus igatsuses, vaid püüdma tasapisi astuda neid samme Jeesuse poole Jumala enda abiga. Ja sellega me ei teeni Jumala armu ära, vaid lihtsalt me saame praktikas kogeda seda, mida Jeesus on õpetanud. Et see usk päriselt ka meie elu praktikasse tuleks ja me saaksime sellest tõesti julgustust. Jeesus ütleb, ma olin surnud ning en näe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ja veel ütleb issand meile. Läheme selle sõnumiga täna teele. Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Aamen. Me laulame laulust 96 5. salmi.